Enam ei ole mitte mingisugust mõjuvat põhjust suitsetamiseks. Kohe näitan kõige lihtsamat ja kõige soodsamat e-sigareti turul. Kuna nad on juba päris populaarsed selle video tegemise hetkel, siis arvatavasti oled juba näinud, aga tegu on siis Nicorexi ühekordsete e-sigarettidega. Üks on mentooliga ja teine on aromaatse tubakamaitsega. Ja räägime kohe asjast. Nad on kohe kasutusvalmis, neid on ülilihtne kasutada. Üks e-sigaret on võrdne umbes 1,5 paki tavalise suitsuga. Samal ajal on aga üks e-sigaret circa 5 korda väiksem kui tavaline suitsupakk. Ning loomulikult, kuna tegu on e-sigaretiga, siis on ta ka 95% vähem kahjulik kui tavaline tubakas. Ja nagu sai juba mainitud, siis on saadaval 2 erineva maitsega, mentooli maitsega ja aromaatse tubakamaitsega. Ja viimaks muidugi ta on väga-väga soodne. Siin sees on siis nikotiinisool. Ja nikotiinisoola eripära on siis see, et see sobib neile, kes muidu tõmbavad kanget suitsu, kuid samas ei tundu nii kange, ehk siis see sobib ka kõigile teistele, kes tõmbavad lighti või superlighti. Kuidas nii saab olla? See kõik oleneb siis tõmbest ehk mahvist. Kui sulle meeldivad kangemad suitsud või tõmbad üleüldse rohkem, siis tuleb teha pikemaid, intensiivsemaid mahve, kui aga teed lahjat suitsu, siis tõmba väiksemaid selliseid 1-sekundilisi mahve. Siin tuleb ka sisse väike erinevus tema eluea kohta. Tavakasutuses, kui teha selliseid lühemaid 1-sekundilisi mahve, siis saab teha circa 380 mahvi. Kui aga tõmbad veidi rohkem, intensiivsemalt, siis circa 200–250 mahvi. Need arvud siis baseeruvad meie enda testide põhjal, aga kuna inimesi on nii palju erinevaid tõmbamisstiile, siis loomulikult nad võivad varieeruda. Ja kellele võiks selline sigaret sobida? Loomulikult absoluutselt kõikidele suitsetajatele. Olen ka ise väga paljudelt suitsetajatelt kuulnud, et e-sigaretti ei taheta proovida lihtsalt sellepärast, et see tundub keeruline. Loomulikult tuleb seal vedelikuga täita, küttekeha vahetada, akut laadida ja puhastada, kuid muidugi me kõik, kes juba teeme e-sigaretti, meie teame, et ei ole seal keerulist midagi. Kuna see ikkagi on paljudele takistuseks, siis nüüd enam ei ole küll mingisugust mõjuvat põhjust, miks mitte minna üle kordades vähem kahjulikumale alternatiivile. Lihtsalt võtta pakist välja ja tõmba, rohkem midagi tegema ei pea. Ja loomulikult sellised pisikesed e-sigaretid sobivad ka kõikidele juba veipivatele inimestele. Toon näiteks iseenda. Iga kord, kui ma ostan endale e-vedelikku, ma ostan ka paar ühekordset. Miks ma seda teen? Just nimelt mugavuse pärast, sest mul ikkagi tekivad sellised olukorrad, kus mul on järsku kiire, kuid e-sigaretil jäi küttekeha vahetamata või on vedelik otsa saanud või aku on tühi. Küll aga nüüd on mul alati ühekordne kapi peal olemas, pistan selle tasku ja probleem on lahendatud. Ja siinkohal ütlen ka, et tegelikult ma ei ole väga suur ei mentooli ega ka tubakamaitse fänn. Mulle meeldivad pigem näiteks virsik, mango, arbuus ja sellised, kuid need 2 maitset on üllatavalt head. Mulle meeldib eriti tubakas, nii et siis uskuge mind ja proovige. Ning peale selle ma olen kuulnud, et ka valge snussi ehk nikotiinipattade kasutajad on hakanud neid ühekordseid kasutama. Ja peab mainima ka seda, et kuna on tegu ühekordsete e-sigarettidega, siis ärge neid palun kuhugi tavalisse prügikasti visake. Jätke nad omale alles. Järgmine kord, kui tulete mõnda veiplandi poodi, võtke nad kaasa, jätke meile. Meil on olemas akude ja patareide kogumiskastid. Niimoodi me saamegi nad õigel moel utiliseeritud. Vot siis. Nii pisike kui üliäge e-sigaret. Kui sina või sa tead kedagi, kes veel suitsetab, siis kindlasti proovige järgi see ühekordne e-sigaret. Enam ei ole mitte mingisugust põhjust, miks peaks oma tervist rikkuma, suitsetama, kui on olemas nii lihtne ja soodne alternatiiv.